No õhtust kõigile. On 18 juuni, kell on 17:43 ja tuli täna mõte, et teeks täna ühe mõnetunnise õhtupüügi. Hommikul oli ilm suhteliselt vilets. Lõunaaeg hakkas päikest näitama, läks ilusaks, aga siis olid mõned tööasjad, oli vaja Rakveres käia naisel järgi. Ühtlasi hüppasin Ano meest läbi ja täiendasin natukene varustust. Ostsin paar uut nööri ja posu erinevaid trosse, mis on natuke lühemad ja pehmemad. Et laisk nagu ma olen, ei viitsi vahetada erineva kalapüügiks. Et võib siis püüda nii suurema landi kui ka tšigi või pöörlevaga. Võtsin kasutusele ka uue spinningu ja rulli, mis mul kapis on juba jõude seisnud. Ja teen nüüd endale kohe mitu spinningut tagavaraks, mis autos siis kaasas alati on ja vastavalt olukorrale, jõele ja tujule siis kasutan. Vaatame, kuidas see siis käitub, seda ei ole kordagi kasutanud. Aga plaan on siis endine, ikka minu sama tuttav põhipüügikoht. 2 põhjakat on sees ja vahepeal juba keegi õrnalt vist katsus seda. Vaatame siis, kuidas see jõgi sellisel kellaajal käitub. Põhjakaga ei olegi vist siin õhtul kunagi püüdnud. Eelmise aasta augustis käisin siin vähki proovimas ja natasid sisse panemas, siis loopisin spinningut kuskil kell 9:10. Vist isegi haug siis natuke näksas, aga põhjakat ei ole jah õhtul proovinud. Tegelikult ongi idee nüüd paar uut eksperimenti, et järgmine käik, millal iganes see saab olema, tulla kohe hommikul päikese tõusuga, võib-olla 3-4-5 siia vähemalt. Et äkki saab sotti, millal see ahven siin siis täpsemalt aktiivne ja liikvel on, kui ta ükskord siia rohkem jõkke tekib. Aga praegu on ilm mõnus, palav. Vaatame, leotame ussi, loobime uue spinninguga lanti erinevaid ja vaatame, kas meelitab täna midagi välja. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, põhjakas ei ole vist 5 minutitki sees olnud ja kas on nüüd jälle meie müstiline tilistaja, kes korraks sikutab ja tilistab seda ja siis irvitab seal all või on nüüd tõesti midagi juba otsas. Väga kõva siputamist ei ole, aga mitu korda on ikka kelluke helisema hakanud. Igastahes, no liigutab, vaatame. Ei ole midagi. Noh, nüüd on jälle näha. Ussi on see tegelane korralikult lahti arutanud, aga otsa ei jää. 2 võimalust, kas on siis päris väike ahven või mingi muu kala, kes seda ussi lahti lutsutab, aga konksu alla ei neela. Aga okei, paneme ussi uuesti otsa ja proovime sellega ikka kätte saada. No nii, nüüd on 100% midagi otsas ja midagi suuremat. Ossa poiss, see on haug jälle vist. Jaa, kas nüüd on haug või suurem ahven? Kui on haug, siis on jälle teema, et läheb koos trossiga minema või selle konksuga. Oi, korralik ahven. Ossa poiss, lõpuks ometigi. Opsti. Jaa. No nii, hakkab looma. No vot sellist ahvenat ma siit tahan. See on oma 400 grammi äkki või 300. Lõpuks ometigi. Näed, tasub ikka õhtul tulla. Okidoki, ma võtan nüüd konksu välja, see on selle nii alla söönud. Ja kaalume ära, vaatame. Vot sellised ahvenad on siin see, mida ma tahan saada. Lahe. No, esimene erutus oli natuke suurem kui arvasin. 280 grammi oli. Aga juhtus selline asi, et konks oli tal nii sügaval sees, et seda nikerdades seal selle konksu eemaldajaga tuli tamiil lahti ja konks jäi talle sisse, nii et panin ta küll sumpa, aga ega ta siin vist päeva lõpuni vastu ei pea. Aga noh, koju läheb ta igal juhul. Et vot sellised on need ahvenad, mida ma siit nagu ootan. Et see on juba sellise suurusega, et ta võiks hakata juba tšigi ka võtma ja spinninguga saada seda.
uus uss on otsas, vaatame, kas tuleb täna veel selliseid. Igastahes väga lahe teada, et lõpuks on midagi liikuma hakanud. Vaatame, kas täna tuleb siis Kalaga on kehvad lood 4 väikese boonusega või mõtleme juba midagi positiivsemat pealkirjaks. Okei, jätkame. Panin nüüd spinnale Jigi otsa, vaatame, kas on sellist tahvenjat ka liikvel, mis seda võiks võtta. Või jääb see täna ainukeseks meeleheaks mul siin. Uus spinning on veel ikka harjumatu, vana on veel nii käe sees, et siin on rohkem nööri ka peal, peab ettevaatlikult viskama, muidu purutan kohe teise kaldasse. Need. Ja Jigiga nagu siis ikka, et lasen põhja vajuda, paar kerimist ja siis jälle lased põhja vajuda. Tavaliselt ahven võtab nagu vajumise pealt seda kõige paremini. Praegu on veel elus ja sulistab siin ilusti. Aga jah, kes varasemaid videod ei ole vaadanud, siis kõige suurem, mis ma siit olen saanud landiga, oli natukene alla 600 grammi. See oli ka päris pontsik. Et kui sellised 3-4 tükki saad, siis on korralik söömaaeg olemas. Nüüd ole ainult mees ja leia see õige kellaaeg ja periood üles, millal nad siin liiguvad. Väidetavalt peaks ahven olema nagu parvekala, nii et kui juba üks võtab, siis võiks ju kuskil kõrval järgmine oodata, aga vaatame, mis saab. Aga okei, ma pidevalt ei filmi. Kui midagi toimub, siis panen kaamera filmima. Ja nüüd tuli haug meile otsa. Võttis Jigi siis. Ohoh. Aga see on alamõõduline kindlasti. No näed siis, täna kohe ilus päev. Tasa. Ja seda ise kaldale tulla, kuidas ma ta siit kätte saan nüüd siis. Ui pärast, kurat tuli ära. Noh, asi lahendatud. See oli siis pahasti otsas, aga noh, see oli alamõõduline ka kindlasti. Lohutame ennast. Aga noh, mis teha? Püüame edasi. Vahepeal proovis keegi põhjaõng number 2. Otsa ei jäänud, aga ussi oli jälle närinud natukene. Muus osas praegu vaikus. Aga tundub täna on jah aktiivsem õhtu. Proovin selle lõigu nüüd selle Jigiga läbi, siis panen prooviks väiksema ja siis hakkan suurematega proovima. Noh, minu jaoks on igal juhul päev täna juba või õhtu kirjas. Ilus ahven, ilusat haugi nähtud. Ja mis sa veel elult tahad? No nii. Vahepeal oli vaikus ja nüüd tundub, et põhjaõng number 2 otsas on midagi kobedamat. On Tamiili igastahes ilusti ära vedanud ja siputab vahepeal päris ilusti. Nii, vaatame, kas siin on midagi jah, täitsa olemas, aga jaa, ka vist sinna kanti või natuke väiksem kui eelmine. Noh, ütleme nii, et selle video pealkirja võib vist ära muuta, et Kalaga on head lood. See on tsipa väiksem kui esimene, aga päris ilus ahven. Tore, jätkame!
tundub, et õhtu lõpetuseks saame veel ühe korraliku ahvena või mingi muu suurema kala. Korris päris korralikult sikutab kohe. Vaatame, kes meil seekord tuleb. Jaa, kohe mõnus siputus, vaatame. Suurem ahven või lollakas aug või ilus ahven. Hopsti. Nii, tänane praenorm on siis täis. See on ka kuskil seal 150 grammine, ma pakun äkki või. Ahven on ilus kala. Nii, ega mul pikalt ei ole jäänud, kell on varsti 8. Nii et selle 2,5 tunniga, mis ma siin olen olnud, siis 3 ilusat ahvenat, 1 aug läks ära. Paar siputust on veel olnud, aga neid ei ole kätte saanud. Kuskil kella 8-ni, võib-olla maksimum 8:30 veel loobin ja siis võib õhtu vist korda läinuks nimetada. Issand, sõnad on sassis kohe täna. Aga okei, võtan selle välja, viskan veel põhjaka sisse ja vaatame, et äkki saab veel paar tükki juurde. No nii, hakkame tänaseks lõpetama. 3 tundi püüki, 3 ahvenat põhjaõngega, 1 keskmine haug läks ära ja sattusin kokku teise kalamehega, kes siin aeg-ajalt käib. Kohalik mees, olen teda varem ka näinud. Temal täna vist veel midagi saaki ei ole. Aga täna oli siis võrreldes 3 viimase päevaga päris hea päev. See tähendab seda, et ahvenat tuleb üha rohkem ja rohkem jõkke ja tuleb üha rohkem ja rohkem kalal käia. Aga tore, et vaatasid. Kui viitsid, pane like ja subscribe. Näeme järgmine kord ja tšau!